Statistika näitab, et iga 3. internetikasutaja on alaealine ja tänapäeval on pea igaühel taskus saatjaks nutitelefon, millega saab kiiresti ja palju sotsiaalmeedias aega veeta. 2024. aastast kehtib tegelikult juba Euroopa Liidus digiteenuste määrus, milles on kirjas, et digiplatvormid peavad tagama alaealiste ja laste privaatsuse ja turvalisuse. No tegelikult see probleem on väga suur, eriti võib-olla on ta silmatorka sotsiaalmeedia puhul, kus see sisu tihtipeale ei ole eakohane, ta võib olla vägivaldne, ta võib olla seksuaalse sisuga, seal on päris palju küberkiusamist ja tegelikult noortel, eriti just niimoodi väiksematel lastel hinnata seda, et mis on neile eakohane või kui mitu tundi päevas on mõistlik sotsiaalmeedias veeta, on väga keeruline. Eesti tegeleb olukorraga, sel nädalal toetas Riigikogu sotsiaaldemokraatide ettepanekut, et valitsus peab hakkama kaitsma lapsi sotsiaalmeedia mõjude eest. Me tegime tegelikult valitsusele need ülesande nüüd, mida parlament heaks kiitis, välja töötada just nimelt konkreetsed sammud. Tõime välja need peamised murekohad, on see seotud näiteks ärevusega, uneraskustega, sama seksuaalse ja vägivaldse sisuga, laiemalt laste ka küberkiusamise eest kaitsmisega. Eesti ei ole üksi, ka meie lõunanaabrid Läti ja Leedu tegelevad probleemile lahenduse otsimisega. Näiteks kavatsevad Leedu parempoolsed esitada ettepaneku alla 16-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise keelamiseks. Sarnane arutelu leiab aset ka Lätis. Et ainuüksi keeluga kogu olukorda ei päästa, seda tõestab ka näide Austraaliast. Seal keelustati alla 16-aastastele sotsiaalmeediaplatvormid nagu TikTok, YouTube, Instagram ja Facebook eelmise aasta lõpus. Platformas kā Spotify un Pinterest tagad ir kļuvuši krietni populārāk kā formas, kur izmanto tādu bullyingu. Tā kā jaunieši meklē jaunas formas un Austrālija ir lielisks pierādījums tam, ka mēs varam aizliegt kaut kādas konkrētas sociālās platformas, bet jaunieši ar bullyingu turpinās nodarboties citās lietās, ja mēs nemācīsim viņiem un neskaidrosim par to, kā to reāli darīt un kāpēc to nedarīt un ko darīt, ja tas notiek ar tevi. Austraalias on näiteks kas või tekkinud lausa noorte seas eraldi selline ettevõtlusvorm, kus siis nooremad kui 16-aastased maksavad vähemalt 16-aastastele, et nad saaksid kasutada siis nende dokumente, et sotsiaalmeediaplatvormidele ligi pääseda. Ja niimoodi teenivad siis alates 16-aastased nüüd Austraalias raha. Pigem on näha seda, et me õpetame noortele või vähemalt Austraalia on oma keeluga õpetanud noortele valetamist ja reeglitest kõrvale hiilimist. Ka Euroopa Parlamendis on kostnud nõudmisi selles osas, et lapsi internetiohtude eest paremini kaitsta ning lubada sotsiaalmeedia kasutamine alles alates 16. eluaastast. Ning kindlasti on probleemi kohaks ka see, et juba kokku lepitud reegleid tegelikult ei täideta. Ehk et on olemas digiteenuste määrus, mis seab teatud reeglite piirangud, millest kahjuks sotsiaalmeedia hiiud kinni ei pea. Neil pole tihti ka huvi seda teha, sest trahvid on väiksed ja järelevalve on nõrk ning seal toimub selles mõttes natuke nagu metsik lääs. Lahendus on ikkagi meediapädevuse arendamine maast madalast, sellepärast, et isegi kui näiteks lasteaialaps ei oma telefoni või ei oma sotsiaalmeedia kontosid, siis tulevikus ta omab neid. Kooli minnes kas või ju, ma ei tea, e-kool või stuudium on ju internetis ja laps puutub internetiga kokku. Euroopa tasandil on plaanis luua ka rakendus, et tulevikus saaksid ja peaksid kõik, kes sotsiaalmeediat või teatud internetilehti kasutavad, end kõigepealt autentima. See tähendaks, et kõigil tuleb enne enda vanust tõestada, kui üldse surfama saaks hakata. Küsimus ongi selles, et kas me suudame tagada sotsiaalmeedias sellise turvalise eakohase keskkonna alla 16-aastastele. Esimeses järjekorras on meie eelistus see, et me pingutaksime, et seda teha, et just nimelt sellist ebasobivat sisu noorteni ei jõuaks, et sellist lõput scrollimist algoritmidest tulenevalt ei võimaldataks. Nagu me näeme, et see pole võimalik, siis tuleb kaaluda järgmisi samme. Aga meie esimene eesmärk ei ole mitte minna mingite suurte keeldudega peale, vaid olemasolevad reeglid jõustada ja tagada see, et see sisu, mida noortele pakutakse, on eakohane. Et kui see osutub võimatuks, siis tuleb astuda järgmisi tõenäoliselt juba rangemaid samme.